Saage tuttavaks, see on Helgur, tunnustatud näitleja. Kuid Helgur vaatab ka tulevikku. Ta on otsustanud korraldada teatrifestivali. Ta tahab festivali organiseerida täpselt nii, nagu kaasajal peaks seda tegema. Aga kuna Helgur teeb seda esimest korda, siis ta alles otsib juhiseid, kuidas teha oma ettevõtmisest keskkonnasõbralik sündmus. Näpunäide number 1. Kõik sündmuse juures vajaminevad materjalid võiksid olla korduvalt kasutatavad. Alates kaelapaeltest ja toidunõudest lõpetades meenete ja dekoratsioonidega. Trükised, kutsed ja muud paberist materjalid on hea asendada elektroonilistega. Tee kaelapaelte, koolitusmaterjalide, siltide ja muu sellise tagastamine osalejatele lihtsaks. Ühekordsete joogikõrte, segamispulkade ja kokteilikaunistuste kasutamine ei ole keskkonnasõbralik. Toitu ja jooki saab serveerida korduvkasutatavatest nõudest. Aga muidugi võivad osalejad võtta kaasa hoopis oma toidunõud ja joogipudelid. Söödavat toitu ei ole hea mõte ära visata. Parem anneta see ära või luba külalistel ja korraldajatel see kaasa pakkida. Pudeli vee asemel tei kättesaadavaks tasuta puhas kraanivesi. On oluline, et sündmuse külastajad teaksid, kuidas kohale tulla muul viisil kui autoga ja üksi. Seda võiks neile lausa soovitada. Üritusele saab müüa ka autopõhiseid pileteid sõltumata reisijate arvust. Väga hea oleks juba ürituse toimumiskoha valikul arvestada, kas kohale saab tulla ka ühistranspordi või jalgrattaga. Kui võimalik, tuleks käima panna eri bussid või rongid. Kui korraldad mitmepäevase ürituse, siis külastajate välisel ajal tuleks kasutada võimalikult vähe elektrit. Eelista elektrienergiat, mis toodetakse taastuvatest allikatest. Generaatorite asemel eelista püsivat elektriühendust. Kui tellid eritranspordi, eelista väikese CO2 heitmega sõidukeid. Valgustus võiks töötada liikumisanduriga. Sündmuse territoorium peaks jääma täpselt sama heasse seisukorda, nagu see oli enne üritust. Kui maastikule on tekkinud kahjusid, tuleb see heastada. Planeeri alati parkimine, sõidukite ja inimeste liikumisteed nii, et need ei rikuks haljasalasid ega tundlikke looduslikke alasid. Oluline on mõelda naabruskonna elanikele. Neid tuleks sündmuste toimumisest ja ümberkorraldustest varakult ette teavitada. Aga miks mitte kaasata ka korraldajate või vabatahtlikena? Ilutulestik võib naabreid ja koduloomi häirida. Parem oleks kasutada valgusinstallatsioone. Jäätmeid peaksid liigiti koguma nii korraldajad kui osalejad. Minimaalselt tuleb eraldi koguda segaolmejäätmed, biojäätmed, panditaara ja pakendid. Prügikonteinerid tuleb tähistada arusaadavalt. Erista need värvide, tekstide ning ikonograafiaga. Et liigiti kogumine oleks kvaliteetsem, saab kasutada rohesaadikuid, kes aitavad külastajaid jäätmekogumispunktide juures. Keskkonnahoiuga seotud reeglid peavad külastajatele olema kommunikeeritud ja avalikult kättesaadavad vähemalt nädal enne üritust. Ka partnerid peavad olema reeglitest teadlikud enne kirjalike kokkulepete sõlmimist. Juhenda partnereid ja osalejaid silmast silma, kasuta selgeid viitasid silte. Juhised peavad olema koostatud lihtsas keeles.
Väldi keerukaid lauseid ja mitmetähenduslikkust. Põhimõtteid tasub kommunikeerida järjepidevalt ja korduvalt. Mõtle läbi keskkonnaalane kommunikatsioon kohapeal. Ja nii ongi Helguri teatrifestival kaasaegseks ja keskkonnateadlikuks läbiviimiseks valmis. Soovime talle edu ja soovime sullegi, hea vaataja!